Tere tulemast 40. PP-le. PP festivalile, sest hea uudis on see, et kui tänane läbi saab, siis me näeme sügisel uuesti. Tead, see on päris eriline seista siin täna ja mõelda sellele, et see on 40. PP. Püüa korra mõelda. No, ma ei tea, kuidas see sul õnnestub. Võib-olla sa oled nii noor, et sa oled sündinud 2000, nagu minu sõber Joosua, kes mängib siin trummi. Ta saab 18, ta on sündinud aastal 2000. Aga mõtle nüüd, seal 70. lõpus tulid kokku meiesugused noored. Mõned, sa nägid neid täna siin ekraanidel ka. Ja nemad unistasid millestki, mis oli tollel hetkel suhteliselt pöörane. Olgem ausad. Keegi ei unistanud sellest, et niimoodi noortega saada kusagil kokku, sest see lihtsalt ei olnud reaalsus, see ei olnud võimalik tollel hetkel. Ja see on tegelikult üks meeletult eriline lugu. Ja kui me oleme sellel aastal ka sellistes lugude PP-s, ma loodan, et tänase päeva jooksul sa kuuled mitmeid lugusid, aga ma loodan, et tänase päeva jooksul jagad sina ka oma lugu kusagil. Kellelegi jagad sina ka oma lugu. Ja ma loodan, et tänase päeva jooksul saad aru, et sinu elu on tõesti üks lugu ja see on üks eriline lugu. Aga kui me mõtleme sellele, siis see PP on ka üks lugu. Et oli mingi hulk inimesi, kes olid valmis mida iganes tegema, KGB eest ära põgenema. Jätsid isegi see Žiguli numbri meelde, see on crazy. 40 aastat hiljem Ulvi Põllu ütleb, mis oli see Žiguli number. Kas keegi meist oleks istunud seal autos? Ma julgeks öelda jaa. Et me oleks ka valmis selliseid asju tegema. Ja mõtle see, kõik olid ülikondades ja ei olnudki bänd, vaid oli koor, oli orkester, tehti klassikalist muusikat, peeti luuleõhtuid kusagil, Einikes abikaasa Toivo luges oma luuletusi või teiste luuletusi ette. Mõtle nüüd, kui meil täna hoopis avasessioon oleks luulehommik. Oleksime luulet siin. Aga see kõik on väga äge tegelikult. Ja 40 aastat hiljem oleme meie siin. Ja me oleme osa sellest loost. Sina, mina, kõik, kes me oleme siin. Ja mõned, ma näen, Einika naerab seal taga, sest tema oli esimesel PP-l. Ta oli siis umbes 12. Ei, vanem, noorem. Noorem, okei, yes. Noorem, läks paremat pidi. Ja täna oleme meie siin ja me oleme osa sellest. Ja täna meie teeme oma PP sellest ja me räägime oma lugu ja me jätame sellest mingi jälje maha. Mul on nii hea meel, et sellel aastal me üks jälg, mille me maha jätame, mille sina ja mina oleme osa. Pane tähele, see, mis siin täna õhtul toimub, ei ole mitte see, mis bänd siin laval teeb. See, mis siin täna õhtul toimub, on meie jälg, meie lugu, mis me jätame muusika kujul siia. Ja kes ei tea, siis siin ruumis on mikrid. Teid kuulatakse pealt. Aga mitte KGB poolt, mitte isegi EKP Liidu või ELK poolt või kelle iganes poolt, vaid tegelikult täna, kui me oleme siin koos õhtul, kui kõik toolid on välja viidud, yes. Ja kui siin on võib-olla 200 inimest rohkem, kui praegu on, siis me kiidame seda Jumalat ja laulame, ülistame teda. Ja sinu hääl, mida iganes sa laulad, salvestub selle plaadi peale. Sinu lugu, mida sa laulad, jääb selle plaadi peale. Ja mul on nii hea meel. Ja sellepärast tänasel hommikul ka, kui sa vaatasid, kas keegi tutvus PP kavaga kodulehel, kas keegi leidis selle kava üles sealt? Okei, 10% leidis üles, palju õnne teile, ülejäänud, võtke väike kiirkursus kellegilt, kuidas selle kodulehega hakkama saada. Me töötame sellega, me lubame, me töötame paljude asjadega. Aga tänase selle hommiku teema on, mis teeb minu eluloo hitiks. Me räägime siin nagu, me oleme öelnud siin ülistuskonverentsil, see on enamat, ülistus on enamat kui muusika, aga mis teeb minu eluloo üheks tõeliselt heaks looks? Selliseks looks, mis teised vaatavad ja ütlevad, kuule, see on hea lugu, selle võiks raadiosse lasta. Kuule, see on hea lugu, selle võiks salvestada. Ja ma arvan, me inimlikult tahame kõik elada oma elusid natuke selliselt, et meie lool oleks mõju. Et meie lugu oleks mingis mõttes, heas mõttes hitt. Me elame tegelikult lugude maailmas. Ja meil kõigil on oma lugu selle sees.
Ja täna oled sina siin ja see on ka sinu Peepe lugu, et sa siin oled. Kui paljudel teist, kes te olete siia tulnud, on täna, algab teie Peepe lugu? Kes on siin esimest korda? Wow. Teeme suure aplausid. Sinu Peepe lugu algab täna. Minu Peepe lugu algas täpselt 8 aastat tagasi. Ma olin siis gümnaasiumis. Ma nägin väga teistsugune välja. Kui Indrek Luidel oli mingi pahmakas peas, siis mul oli suurem pahmakas peas tollel hetkel. Ja ma mäletan, ma tulen sellisest väikesest kohast, võib-olla mõni inimene on siit ka sealt pärit, sest siis te olete eriti vinged, aga Hiiumaalt. On keegi Hiiumaalt? Okei. Siin on Hiiumaa inimesi. Yes. Kõik saarlased on kadedad praegu. Ma tulen Hiiumaalt ja ma ei olnud kunagi reaalselt, kui ma astusin sinna saali sisse, kuskil Paide spordikeskusest toimus, ma ei teadnud, kuhu ma lähen, ma ei saanud päris täpselt aru, mis asi see on. Ma astusin sealt uksest sisse ja ma olin hämmingus. Ma polnud kunagi oma elus nii palju kristlasi näinud. Hiiumaal isegi ei ela nii palju inimesi. Ja lisaks sellele ma ei olnud kunagi näinud nii palju kristlastest noori. See oli minu jaoks üks oluline hetk. Ma ütlen, et Peepe on nagu minu elu kõike kujundanud ja teinud. Ma mäleta väga palju, mida seal räägiti. Ma mäletan, ma pidin kuskil haisvas klassiruumis magama, ei olnud kõige toredam, aga samas olid ägedad vestlused. Aga ma mäletan, et see tegi minu sees, pani nagu siit mingi klõks käis. Ja mõtlesin, wow, see on päriselt ka võimalik, et Eestis on nii palju kristlasnoori. Ja kui ma vaatasin, nagu, mis seal saalis toimus, mida seal tehti, siis mõtlesin, wow, see on täiega eriline. Iga üks nendest elab kusagil ja elab välja tegelikult Jumalat, seal, kuhu Jumal on teda asetanud. Ja minu jaoks oli kõnekas ka see, mida ma nägin seal ja mida ma kuulsin seal. Sest teate, kes mäletavad veel MP3-sid? Okei, siin on minu vanused inimesi. Aitäh, et olete tulnud. Mul on hea meel teist. Ühesõnaga, kui keegi tea, mis MP3 on, siis see on telefoni eelkäija, millest sai ainult muusikat mängida ja muusika tuli alla tõmmata, sest ei olnud Spotify'd olemas. Ja see ühesõnaga, kes tõmbasid muusika alla, siis sa said kuulata seda. Teate, kes olid 2 artisti, kes olid minu MP3-s või? Mul ei olnud rohkem kristlikke artiste. Üks oli Timo Lige, sest ta on Hiiumaalt. Ma teadsin tema muusikat. Ja teine oli Hillsong United. Siuke soft pop rock. Teate küll, need All I Need Is You ja kõik siuksed väga vanad versioonid sellest. Mitte ma kõikidest sõnadest isegi aru sain, mu inglise keel on nii hea. Ja siis ma seisan seal ja vaatan, seal laval on mingid tüübid, kes teevad samasugust muusikat ja veel paremini eesti keeles. Ja ma olin täiesti blown away ja mõtlesin, kas see on päriselt ka Eestis võimalik. Ja täna ma olen siin teie ees. 8 aastat tagasi ma astusin ruumi sisse, olin täiesti segaduses, ma ei teadnud, kes ma olen, kus ma olen, kuhu ma olen tulnud ja nüüd ma olen siin laval. Ja tegelikult ma olen megalt närvis. Ma ei tea, miks mu meeskond otsustas, et mina peakorraldajana peaksin olema see, kes esimesena tuleb siia kõnelema. Aitäh teile, meeskond. Võib-olla sa vaatad seda, kus mina praegu olen ja mõtled, et see on Vot see oleks võib-olla midagi, mida võiks nimetada elu hitlooks. See, kui mina jõuaksin Peepe lavale ühel päeval. Võib-olla sul ei lähe üldse 8 aastat. Ma arvan, et te olete palju kiiremad tüübid. 3 aastat näiteks. 3 aasta pärast võiksin olla mina Peepe laval ja kõneleda. Jagada oma lugu, jagada oma mõtteid kõige selle sees. Aga tead, ma tahaks sulle öelda, et see ei ole minu elu hitlugu. Minu elu ei ole hitlugu sellepärast, et ma olen siin laval. Ja võib-olla see on veider, et ma nii ütlen. Aga ma arvan, et Peepe laval olemine ei tee ühte elulugu hitlooks. See ei tee seda eriliseks ega paremaks. Ja see on hea uudis, sest come on, kogu Peepe vältel on mingi 10 inimest laval. Et 10 inimest saavad öelda, wow, ma olen jõudnud kuhugi. Võib-olla sa mõtled, et päris äge oleks, kui ma saaksin bändis olla. Mina aastaid mõtlesin, ma nii väga tahaks olla ülistusbändis. Mitte sellepärast, ma oskan laulda. Sellepärast, et see tundus äge. Ja ma mõtlesin, et appi kui lahe oleks olla ülistusbändis. Ja see oleks palju vingem, sellepärast, et jutlustajaid väga ei kuulata järele. Aga vaata, bänd, kui sa lähed ja vaatad PP 2012, 42 000 vaatamist.
Vau, see on hittlugu, Sind armastan Jeesus. Aga võib-olla see hitt ei ole nii väga Sind armastan Jeesus, vaid Daniel Viinales, kes seal laulab. Aga halb asi on see, et mina ei saaks kunagi ühtegi sellisse bändi. Ja ma arvan, et päris suur osa, kes siin saalis on, ka ei saaks. Mitte, et ma alahindan sinu muusikalist võimekust. Ma lihtsalt arvan, et nii palju ei olegi vaja otseselt bända. Aga ma usun, et tegelikult meie elud saavad olla hittlood. Meie lood saavad olla suurepärased. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud sellele, aga et sinu elu on lugu. Aga ma julgeks täna hommikul, ma tahaksin siin nagu tõsta sellest kohast natuke edasi ja mõelda, et mõtle, et sinu elu on üks ülistuslugu. Pooled tüübid on praegu, mulle ei meeldi ülistus. Suva. Mis iganes sulle meeldib niimoodi kristlikust muusikast või üldse muusikast, aga mõtle, et sinu elu oleks üks nii-öelda ülistuslugu, see austab kedagi, see toob midagi esile. Et sinu elulugu on ülistuslugu. Millest sinu elu ülistuslugu räägiks? Millised sõnad oleksid sinu elu ülistusloos? Millest räägiks see? Kas see räägiks sellest nagu see Joonase laul? Sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub kogu austus. Või räägiks see millestki muust? Võib-olla see räägiks sellest, et sa kõndima mind kutsud vee peal. Millest räägiks sinu elu, kui see oleks ülistuslugu? Mis oleks see viis, mis oleks seal sees? Milline oleks see harmoonia? Kuhu see jõuaks? Kas see kulmineeruks kuhugi? Kas see oleks bridge sisse ehitatud, mida korratakse 17 korda? Jeesus, Jeesus, halleluuja. Aga tegelikult ma julgen öelda, et sinu elu on ka üks ülistuslugu. Sinu elu on mõeldud olema igatahes üks ülistuslugu. See on mõeldud kiitma ja peegeldama seda Jumalat, kellele me elame, kellega me elame. Aga ülistus tegelikult, kui me mõtleme sellele, sa oled tulnud ülistuskonnarile, siis on möödapääsmatu, et me sellest räägime täna ka. Ülistus, ma julgen öelda, see ei ole üks laul. Kui sinu elu on ülistuslugu, siis see ei ole üks laul tegelikult. Ülistus on see, et see räägib ja tunnistab millestki suuremast minu elus. Ülistus ei ole muusika, ainult muusika. See on see, mida me ütleme. See on eluviis. See on oma parima andmine Jumalale. Ja mitte ainult siis, kui bänd on kuskil, vaid tegelikult see on oma parima andmine Jumalale ka siis, kui ma näiteks panen pesu kodus kuivama, siis ma tean, et mu naisele ei meeldi panna pesu kuivama. Või kui ma õpetan koolis oma õpilasi ja teen seda võimalikult hästi, see on ka midagi, millega ma austan Jumalat. Või kui ma olen milleski osav või andekas, siis ma arendan seda endas edasi. Ma ei jäta seda nagu kuhugi seisma, vaid ma kasutan, ma mõtlen, kuidas ma võiksin selle andega jõuda kuhugi. Nii, et ma võiksin sellega midagi teha, kui Jumal on mulle kinkinud võimaluse pildistada, oskuse näha mingeid asju ja tabada valgusi ja kõike muud. Ma arendan selle edasi. Ja ma ei mõtle ainult lihtsalt Instagrami pildistamiseks, vaid et ma tõepoolest viin selle Anni kuhugi. Et ma annan oma parima selleks, et näidata seda, kuivõrd imeline on minu looja. Ja ma saan aru, et ma olen oma looja näoline. Ja kui ma annan oma parima, siis ma näitan seda, milline on see looja. Meie elud räägivad pidevalt Jumalast. Ma julgen seda öelda, meie elud räägivad pidevalt Jumalast. Küsimus on, millisest Jumalast need räägivad. Kas nad räägivad sellest Jumalast, kellest me oleme siin täna laulnud ja mis on meid siia kokku toonud. Võib-olla sa ei tunnegi veel seda Jumalat, sa oled tulnud siia, et otsida teda. Või su elu räägib sinu näolisest Jumalast. Või su elu räägib millestki muust, mis on tõstetud Jumala kohale. Aga meie elud räägivad tegelikult pidevalt millestki suuremast.
Paulus kirjutab meile Kolossa kirjas 3. peatükis selliselt. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks pärisosa. Teenige issandat Kristust. Täpselt see sama mõte. Et me teeksime oma parima sellega, mis on antud meie kätte. Ja mitte sellepärast, et inimesed seda märkaksid, vaid sellepärast, et Jumal tuleks esile kõigest sellest, mida me teeme. Ja täpselt samamoodi kirjutab Peetrus meile. Paulusest lahus ilmselt lugemata tema kirja. 1. Peetruse kirjas. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Et me võiksime tegelikult anda midagi oma eluga välja. Et meie ülistuslugu võiks olla selline, et see teenib teisi, et see ehitab teisi üles, et see julgustab teisi. Me rakendame selle selliselt, et see julgustab teisi. Tegelikult me kõik igatseme seda, et meie elulugu võiks olla tähenduslik. Et meie elu võiks olla edukas. Aga mis siis teeb tegelikult selle ühe eluloo hitiks? Millised sõnad peaksid olema selles kirjas? Mida ma peaksin panema sellesse eluloosse sisse? Kes seda peaks esitama? Kes sellest räägiks? Mis teeks minu eluloo selleks hitiks? Ajakirjanikud ja filmitegijad ütlevad sellist asja, et tühjast loost ei saa head lugu. Kui lugu on tühi, kui midagi ei ole kirja panna, siis ei saa sellest head lugu. Kõik me teame, et terves ajakirjanduses on augustis see hapukurgi hooaeg, kus lihtsalt ei ole midagi kirja panna. Ja see, et tädi Luulel oli suur maasikasaak kusagil Kapa-Kohilas, ei ole väga suure uudise kümnisega, sest siin ei ole midagi sisse panna. Sellepärast, et kõigil on suur maasikasaak tollel aastal. Võib-olla näed sina oma elu samamoodi. Võib-olla sa mõtled, et aga minu elus ei ole väga palju, mida kirja panna. Millest ma üldse siin räägin? Minu elu lugu on suhteliselt tühi. Ja võib-olla, see on üks koht, kus me peame endile ka otsa vaatama. Võib-olla tunned sa seda, et su elu on tühi väga tihti just siis, kui sa oled kristlastega koos. Võib-olla sa tunned seda sellepärast, et sul pole näiteks Instagrami. Ja kõikidel ägedatel kristlastel Instagram, isegi Meego Remmel on Instagram. Ja ta paneb sinna pidevalt pilte ülesse. Julgustasin Einike, seal ei ole Instagrami. Tal on, aga ta ei kasuta seda. Ta juba seal tahtis mulle näidata, aga ma jõudsin selle mõtteni. Võib-olla sa tunned, et sul ei ole teksajakki. Pooltel kristlastel on teksajakk ja see teeb nad ägedaks. Võib-olla sa tunned, et ma ei oska laulda ega jutlustada. See on tore, et me tahame siin laulda, aga ma ei oska laulda. Võib-olla sinu parim on see, et sul on musklid. Sa oskad pinke tõsta, sa oskad raskusi tõsta, vajadusel inimesi tõsta, füüsiliselt. Või võib-olla sa oled ääretult osav origaamis. Oskad paberist teha mingid, ma ei tea, mis asju. Mina olen paberiga ülikehv. Ma oskan siin ainult kirjutada midagi peale, väga halvas käekirjas. Aga vahet ei ole, kui ma origaamis äge olen. Keegi mind lavale ei kutsu origaamit tegema. Mind ei panda Peepe lavale, et ma teeksin siin origaami luige kõikidele ja siis nad plaksutavad mulle. Ja tegelikult olgem ausad, keegi tahaks ka tulla siia ette origaami luike tegema. Tead, aastaid mõtlesin mina ka neid sarnaseid mõtteid. Võrdlesin paljudes kohtades ja mõtlesin, et minu lugu ei ole üks väga eriline lugu. Et see on suhteliselt tühi. Et tegelikult mina ise ei olegi väga oluline. Ja ma tahan sulle öelda seda, et tegelikult meie kõigi lood on olulised. Ma mäletan seda, et ma väga hästi ma ei blendinud inimestega sisse. Sorry, läks natuke inglise ja eesti keele segu. Ma ei sulandunud väga hästi sisse seltskonda.
ma ei osanud inimestega suhelda, osad inimesed nüüd mäletavad veel siit, mõned nendest isegi minu sõbrad veel siiamaani, aitäh teile selle eest. Aga ma olin selline tüüp, kes ei olnud, nagu ma ütlesin, ma ei olnud väga palju inimestega koos olnud, ma tulin Hiiumaalt. Mitte, et kõik hiidlased sellised on. Aga mina olin selline. Ma ei olnud väga palju inimestega koos olnud ja tegelikult oli mingi periood minu elus olnud, kus ma olin läbi käinud väga tõsisest koolikiusamisest ja sellisest natuke depressiivsest eluloost, kus olid hetked, kus ma mõtlesin, et minu elu, ma ei taha seda elada. Ma lihtsalt ei taha elada seda elu. Tulingi, mäletan, 7. klass möödus suuresti selliselt, et iga päev, kui ma koolist koju tulin, ja kes mind teavad, ma ei ole väga suur nutja. See on sellepärast, et ma seal 7. klassis nutsin iga päev, kui ma koolist koju tulin. Ma nutsin, ma arvan, oma elu pisarad ära seal osaliselt. Täna ma olen õppinud uuesti nutma tänu oma abikaasale, sest ta on siuke sümpaatne nagu nutja, siuke sympathy crier on selle nimi. Ta hakkab nutma, kui midagi puudutab ja ma olen õppinud avama ennast uuesti. Aga see nagu lõi mind kinni, see lõi mind inimeste suhtes kinni, mu süda oli katki ja see jättis sellise jälje, sest see oli selline aeg, kus mul ei olnud, ma reaalselt ütlen, mul ei olnud ühtegi sõpra. Ja see jättis minu ellu sellise jälje, et ma ei osanud inimestega suhestuda. Ma ei osanud minna lähedale ja olla äge. Ma olin alati veider, ma natuke eristusin alati. Ma olin kogu aeg eristunud ja siis tuli siuke periood ka, kus ma käisin natuke linasest riietega ja tegin selliseid asju, mis täna oleksid mega hipster, aga see ei olnud see aeg. Siis ei olnud hipsterid ägedad. Mängisin kannelt, see oleks täna vinge, siis see oli mega mitte vinge. Aga ma ei leidnud nagu oma kohta tegelikult. Ja ma ei osanud inimestega suhelda, ma ei osanud neile lähedale tulla. Ma ei osanud ennast avada, ma ei tulnud toime sellega, et minu ümber on inimesed ja ma ei osanud seltskonda sisse sulanduda. Ma alati tundsin, et minus on natukene midagi, mis nagu päriselt ei sobi kuidagi. Ja aastaid ma elasin selle taagaga ja elasin selle mõttega, et mu loos ei ole midagi väga palju. Ja siis ükskord natuke aega läks edasi, mul tekkisid isegi mõned sõbrad, siuke tervenemisprotsess hakkas ka minu sees. Ja mul on 6 aastat tagasi me kohtusin ühtede rootslastega, kes tulid Eestisse missionärideks. Nendest on saanud tänaseks minu väga head sõbrad. Just alles ühte neist nägin Riias, me peaaegu iga aasta näeme kuskil kuidagi käive Rootsis või nemad tulevad Eestisse. See on üks eriline sõprus olnud. Ja ükskord ma sattusin sinna Rootsi ja ma istusin ühega nendest, kelle nimi oli Mirjam, laua taga. Ta ütles, kuule, räägi mulle oma lugu. Ma ei tea sinu lugu. Ma tahaks kuulda sinu lugu. Ja ma ütlesin sellega, tead, mul ei ole väga mingit lugu rääkida. Siis ta ütles, mis asja? Igal ühel on lugu tegelikult. Ma tahan kuulda sinu lugu, palun räägi mulle oma lugu. Siis ma ütlesin, seal ei ole väga palju. Siis ma hakkasin rääkima, ütlesin, ma kasvasin seal üles, siis mul oli see koolikiusamise periood, siis mul oli see ja see. Ja kui ma seda rääkisin ja vaatasin teda, siis ma korraga nägin, et mul on lugu. Ta kuulas seda, ta pani seda tähele. Ja kui ma lõpetasin selle, siis ta küsis mingeid asju juurde. Ja ma rääkisin veel. Ja siis ta ütles, tead Sven Jonatan, sul on väga oluline lugu ja sa pead seda rohkem jagama. Sinu lool on mõju. Sinu lool on päriselt ka mõju. Sest tead, miks sinu lool on mõju? Mitte sellepärast, kes sa ise oled, vaid sellepärast, mida Jumal on sinu elus teinud. See, et sa oled täna jõudnud siia punkti pärast, kõiki neid asju, mis su elus on toimunud, räägib Jumalast. Ja sa pead seda lugu rääkima. Ja ma tahan sulle öelda seda sama tegelikult. Et sinu lugu ei ole tühi. Vahel me võib-olla lihtsalt elame selliselt, et me tahame, kui me räägime sellest hitloost, me tahamegi sellist 3 akordiga pop-lugu teha. Olge mausad, need ei ole väga head lood. Ta on suhteliselt halvad lood tihtipeale. Ja võib-olla Jumal ei ole üldse pop-artist, võib-olla ta on jazz-muusik. Meega see mõte meeldis, mõnele võib-olla veel. Aga ma mõtlen seda, et Jumal teeb rohkem improt, kui kirjutab 3 akordilisi järgnevusi meie lugudesse. Et Jumal natukene rohkem paneb sinna sisse.
et see ei olegi nii lihtsasti järgitav. Ja meie ise püüame lihtsalt panna seda sellesse raami, kus see peab jälgima seda, et mul on teksajakk, mul on Instagram. Aga tegelikult Jumal tahab hoopis muid asju teha sinu elu kaudu. Ja et need asjad ei mängigi nii suurt rolli. Ja vahel juhtub nii, et meie päris lugu me kirjutame sahtlisse. On keegi kunagi midagi sahtlisse kirjutanud? Mina kirjutasin kunagi luuletusi blogisse kahjuks. See ei ole enam kättesaadav see blogi. Aga ma kirjutasin ka nii-öelda sahtlisse neid. Ja vahel meie päris lugu läheb sahtlisse ja me kirjutame ise mingi pseudolugu. Üldse mitte seda lugu, mis Jumal on meile mõelnud. Me püüame seda 3 akordiga pop-lugu kirjutada, mis sobituks kuidagi teistele, mis meeldiks teistele, mis näiks õige. Aga tegelikult sinu parimad hetked, need, mis sahtlisse kirjutatakse, räägivad kõige rohkem Jumalast. Räägivad tema imelisest loomingust, räägivad seda, et Jumal ei tee ühenäolisi inimesi, et Jumal ei tee ühesuguseid elulugusid, et Jumal tegutseb väga erinevate inimeste kaudu, et sinu lool on mõju, oled sa tulnud kusagilt koolikiusamise taustast, oled sa tulnud depressioonist välja, oled sa tulnud sõltuvustest välja või oled sa kasvanud üles lihtsalt ühes ilusas, armastavas kristlikus perekonnas. Et Jumal kirjutab kõiki neid lugusid ja kõiki neid lugusid ta kasutab ja ükski nendest lugudest ei ole tühi. Aga tead, lõpuks isegi need asjad, mida meie teeme, ei tee meie elulugu heaks. Ei tee meie elulugu hitiks. Mitte mis ei tee meie elulugu hitiks, vaid kes on see, kes teeb meie eluloo hitiks. Ja tegelikult, kui me üldse mõtleme sellele, siis sinu elu ülistuslugu tuleb esile siis, kui Jeesus on selle keskmes. Jeesus on see, kes teeb sinu eluloo ülistuslooks. Sest tema peab saama kiidetud sinu loo kaudu. Tema peab tulema selle kaudu esile. Meie elulugu on mõeldud olema Jumala hitlugu. Tema parim lugu. Meie elulugu on mõeldud olema Jumala hitlugu. Tema parim lugu. Sina ja mina, me kõik oleme Jumala parim lugu. Kas usud seda? Kas sa usud seda päriselt ka, et sinu lugu on Jumala parim lugu? Võib-olla ei ole see täna kirja saanud, võib-olla see ei ole veel seal kohas, aga Jumal kirjutab sinu loost ühte parimat lugu. Enne veel, kui me olemas olime, ema kõhus, unistas ta sinust ja minust, teadis ta meid nimepidi ja mõtles meist kui oma parimast loost. Oma parimast loomingust. Efeslaste kirjas 2. peatükk, salm 10 ütleb meile niimoodi, sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Meie lugu on mõeldud olema Jumala parim lugu. Ja mõtle hetkeks mõnele loole, mida sa oled võib-olla piiblist näinud. Mõtle Pauluse loole. Mees, kes vihkas kristlasi, kes osales nende surma mõistmisel. Ja mida Jumal tegi sellest loost? Mõtle Moosese loole, laps, kelle vastu oli kogu impeerium ja kelle ema pidi panema korvi ja saatma kuhugi jõe peale. Mida Jumal teeb tema loost? Mõtle Joosepi loole, vend, kes on ülbe natukene ja nõme, nagu Gunnar ütleks jobu. Ja seda ta ütles ühes kohas, paljude juhtide ees ütles, et Joosep oli jobu. Ja ta ütles veel, et ta oli tibla ka, aga mina neid sõnu praegu ei kasuta, kuigi ta mu mentor. Aga kes oli ülbe enda sees, rääkis oma suurtest unenägudest. Ja tema vennad olid kadedad ja kurjad. Ja tahtsid ta ära tappa, müüsid ta orjaks, mõtlesid, et see on võrdne sellega. Vaata, mida Jumal tegi tema loost. Või mõtle ka Rutile, keegi, kes on kaotanud kõik oma elus. Kõik on ära võetud. Ja siis, mida Jumal teeb tema elu loost. Või mõtle Estrile, naisele, kellel oli antud väga ilus välimus ja kes pandi teadlikult mingitesse kohtadesse. Ja kes ilmselt ei tundnud ennast üldse kindlalt nendes kohtades. See on siuke girl power, see ei olnud see koht.
see oli ilmselt see koht, kus ta tundis ennast enamasti täiesti ebaadekvaatsena ja ebakindlana. Ja ometi, mida Jumal tegi tema loo kaudu. Aga tead, me oleme tegelikult ka, me oleme loodud ülistama. Ja mitte ainult kõige sellega, mida me teeme oma elus, vaid kusagil peab saama sõnadeks pandud see, kes Jumal on meie elus. Kusagil peab saama see välja öeldud. Jumal on andnud meile võime häält teha ja teda häälekalt kiita. Ma ei taha, et me mõtleks sellele, et ülistusel läbi muusika ei ole mingisugust tähtsust. On, sellel on tohutult suur tähtsus. See, kuidas me laulame, on vahel olulisem, kui me ise arvame. Ja see, millest me laulame. Laul ei ole lihtsalt mingi sissejuhatus pühale osale, et jutlustajal oleks julgem tulla lavale, rahvas oleks juba valmis ja lihtsalt mõte toimiks kuidagi erksamalt. Selleks on kohvi. Ja mõnel ilmselt tee ja mõnel Coca-Cola ja mõnel Red Bull. Jumal armastab kõiki. Vesi ka, Borjomi, kes joovad seda. Tegelikult Piibel räägib meile sellest, kui ühest meie elu eesmärgist. Ühel päeval, sina ja mina, kui me keerame ennast Piibli lõppu, siis me näeme, et see on üks väga segane raamat. Võib-olla sa oled püüdnud seda selgitada. Palju õnne sulle, see raamat ütleb ise, et see ei ole mõeldud seletamiseks. Ilmutuse raamat. Kas keegi on kunagi ilmutuse raamatut lugenud? Okei, osad on lugenud. Tublid. See räägib nägemusest, see räägib sellest, mis saab ühel päeval olema, mida Jumal kujundab ja loob. Tegelikult räägib ka meie loost, sellest, kuhu Jumal ühel päeval viib meie loo. Ja tead, selle lõppvaatus on see, et me oleme kõik ühes suures kooris. What? See kõlab natuke nagu see Johannese passioon. Ja seal ei räägita orkestris, seal ei ole, et mõni ei osanud laulda, tema pandi orkestrisse. Ja mõni ei osanud üldse midagi, ta sai koristada kusagil natukene. Ja mõni oli nii tagasihoidlik, et tal lubati lihtsalt kusagil seina ääres olla. Seal ei ole seda lugu. See on lugu sellest, kus ühel päeval me kõik seisame. Ja mida me teeme on see, et me kiidame Jumalat. Kogu eluõhk, mis meil on antud, kiidab seda Jumalat. Me kõik oleme ühel päeval ühes taevases ülistuskooris. Ja ma ei tea, milline see on, kas see on Joonas Alvre laul, mida me seal laulame. Ma loodan, et see ei ole Oceans. See on nii pikk lugu. See kordub ja kordub. Aga tead, tegelikult Jumal ütleb, et see on seal lõputu. See refrään jääbki seal korduma. Ja me laulamegi püha, 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 püha. Me laulamegi ja me kiidame seda Jumalat. Ja see saab välja öeldud. Ja see hääl, mis on pandud meie sisse, teeb häälekalt, kiidab seda Jumalat. See oli lihtsalt see, kus me oleme niimoodi fluidiumis käed üleval. Vaid see räägib sellest, et seal toimub midagi. Ja tead, meil on siin täna ka laval valgustus. Ega taevas ei jää sellele alla. Seal on igast välku ja sähvatus ja kõike. Kui sa loed seda raamatut, sa näed, et see on crazy'm kui ükski PP lava, mida meie suudaks kunagi kujundada. Aga me oleme loodud kiitma ja tegema häält selle Jumala auks ja kiituseks. Kui meie ei tee, siis kes teeb? Siis teevad kivid seda häält. Õige! Jeesus ütles, kui nemad ei kiidaks ja ülistaks mind, siis kivid hakkaksid hüüdma. Sest Jumala auks oleme me kõik loodud siin. See, mida ma lõpuks välja ütlen, see, mida ma laulan, on tähendusega ja mõjutab minu elu ja minu südant. Ja see, et me ülistame koguduses, on midagi, mis on väga loomulik tegelikult. See on see koht, kus ei ole oluline, milline on laulu hääl. Isegi mis laul see on või mis viisiga see laul on. Kas see on uus laul või see on pruuni lauliku laul? Ülistus, see, et me kiidame Jumalat, ei ole meie keskne. Mina ei ole selles kohas enam oluline. See on Jumala keskne. See isegi ei loe, mida ma tunnen või kas mul on ebamugav sellel hetkel. Ma praegu ei tahaks kätt tõsta, ma ei jaksa seda tõsta. Kui Jumal on unistanud sinust ja kujundanud sind oma parima loominguna ja kui me mõistame ära seda, mida Jeesus on teinud, siis ei ole enam see küsimus, kas ma jaksan kätt tõsta või mitte. Või kas ma praegu tunnen, et Jumal on lähedal või mitte. Vaid see on see koht, kus ma panen kõik maha ja ütlen, Jumal, sa oled minust suurem.
Ma tahan, et mu elu peegeldaks sind. Ma tahan välja öelda seda, et sa päriselt ka oled ükskõik, millised on olukorrad minu ümber. Ja tead, see ongi alati ebamugav, kui keegi hakkab kedagi ülistama. Oled sa olnud kusagil, kus keegi hakkab kiitma kedagi meeletult? Ja see on natuke siuke... Vahel on mõni abielupaar on ülinunnud. Nii nunnud, nad vaatavad alati üksteise otsa, nad räägivad alati üksteist nii ilusaid asju. Ja mõnel inimesel seal läheduses, kes ei ole väga harjunud selles lähedusega, tekib siuke cringe, te teate kõik, mis see tähendab. Jah. Tekib siuke ebamugav tunne. Tead, nendel tüüpidel, kes PP-d alustasid, oli ka ebamugav, kui nad kuulsid, kuidas Stalinit või Leninit ülistatakse. Sest nad ei väärinud seda ülistust. See oli ka ajuvaba. Aga see, et meie ülistame Jumalat, ei ole ajudeta ülistus. See ei ole see, kus me lihtsalt paneme kõik maha ja lihtsalt kiidame Jumalat. Et see on see, kus me paneme kõik, mis meil on, Jumala ette ütleme, sina väärid seda, sa väärid veel rohkemat. Mul ei ole rohkem anda, aga ma tahan anda selle kõik, mis mul on. Ja võib-olla see, et sa täna oled siin ka, et sa täna siin õhtul, on ka mingil määral ebamugav loobuda kõigest sellest ja anda ennast Jumala kätte üle ja ülistada teda. Kuningas Taavet ühel korral, kui ta tuli tagasi ja tõi laeka, seaduse laegas, see oli püha, see oli Jumala ligiolu ja kohalolu märk. See oli midagi, mis sümboliseeris, Jumal on siin ja Jumal on meiega. Ja see laegas oli läinud kaduma. Sellega olid oma trikid ja asjad kõik toimunud. Aga ta sai selle lõpuks teada, kus on, ja ta läks selle laekal järele. Ja tead, kui ta tõi selle Jeruusalemma, kus see laegas pidi olema, siis see, et Jumal oli tema ligidal, et see laegas oli jõudnud tagasi, mis sümboliseeris Jumalat, pani ta selliselt käituma, et inimesed olid natukene hämmingus, pehmelt öeldes. Sest ta võttis ennast peaaegu alasti ja tantsis Jumalale. Ja ma ei arva, et ta tantsis sellist siukest rahvatantsu, ta ei teinud sabatantsu kusagil. Ma arvan, et ta pani kõik mängu, mis tal oli. Ta kiitis, ta karjust, ülistas Jumalat. Ja inimesed tema ümber tegid ka seda, aga mõned vaatasid kaugemalt. Ja mitte lihtsalt mingid variserid, tema enda abikaasa vaatas kaugemalt ja põlgas teda oma südames, sest see tundus talle ebamugav ja ebameeldiv. Ja mõtles, et Taavet on arust ära läinud. Aga tead, kui me ei ole Jumala pärast arutud, siis me oleme tegelikult alati arutud. Sest Jumal on andnud meile kõik ja see peaks väljenduma kusagil. Mingil hetkel peaks see saama tõelisuseks, et Jumal on meist suurem ja et me loobume aeg-ajalt ka iseendast kõige selle sees. Ja me olemegi, näimegi välja otse kui arutud, otse kui tobedad. Ja võib-olla mõni vaatab ja ütleb, et see on tobe. Aga terve suur hulk tollel hetkel Taaveti ümber, kes kiitsid seda Jumalat. Ja Jumalal oli sellest hea meel. Sinu ülistusel on suurem mõju kui vaid sinu enda elu. See ei ole see, et mina lihtsalt olen Jumalaga. See mõjutab teisi sinu ümber. See mõjutab kogudust ja neid, kes on kogudusest väljaspool. See tähendab seda, et ma asetan ennast tahapoole ja Jumal tuleb fookusesse. Et ma seisan tema sõna peal, et päriselt ka nagu need sõnad, mida ma välja ütlen, isegi kui mul on raske uskuda, siis ma haaran neist kinni. See on see, kui ma nagu ülistan ja laulan, siis ma mitte ainult ei kiida ise Jumalat, või ma kinnitan võib-olla selle tüübile, kes 4 rida minust tagapool on. Et Jumalal on tema elu jaoks ka lootust. Et see keegi, kes seal saali taga on, et ta võib kogeda seda, et Jumal annab talle andeks. Et see sõber, kes sinu kõrval on samal ajal, kui sina ülistad, kogeb seda, et Jumal on siin. See on märgatav, see on nähtav, Jumal on siin. Isegi kui tal on raske seda kogeda. See pole lihtsalt mingi olemine, see on midagi enamat. See on tegelikult ka ühiseks koguduseks kasvamine. Ja tead, vahel mul tundub kuttidena, see pilt ei sobi meile väga hästi. Vahel ma olen kuulnud lugusid või kuidas me mõtleme Jeesust, mõtleme, et Jeesus pidi olema ka suurte musklitega, siuke macho. Mina ei ole macho, aga
püüdsin kedagi järele teha, keda ma tean, Vahur Kobin näiteks. Kes on mu hea sõber. Tervitused talle. Aga Jeesus oli ka siuke muslitega macho ja ta oli siuke kõva vend. Ja kindlasti ta jaksas risti kanda, ta jaksas väga palju asju teha. Aga ma arvan, et Jeesus ei olnud mingi musklitega macho. Sest ta loobus kõigest, ta loobus igasugusest mugavusest, ta loobus iseendast. Ta oli mingis mõttes suhteliselt pehmo, kui nii öelda. Ja mitte üldse halvas tähenduses, vaid ta alandaski, ta loobus iseendast. Teate, kutid, kes te olete täna siin saalis, ka minu sõnum teile on see, et mingil hetkel peate teie ka loobuma oma egost. Võib-olla need musklid on teie ego ja see machoks olemine on ka kohati teie ego, mis lubab teil olla pehmed Jumala ees, et teie süda võiks olla nagu lõpuni Jumalale üle antud. Ja see ei tähenda seda, et te peate mingi ülistuskooriga liituma ja bändiga liituma, ma ei räägi sellest. Aga ma räägin sellest, et mingis kohas me peame murduma Jumala ees ja andma ennast Jumala üle. Ja see ongi ülistus, et me toome Jumala ette, et meie ise kaome ja Jumal saab suuremaks kui meie. Meie oleme Kristuse kogudus. Meie siin täna ka oleme Kristuse kogudus ja meile on antud hääled, et Jumalat kiita. Ja minu igatsus on see, et sa võiksid seda teha. Et see saaks reaalsuseks. Kõik, kes on käinud laulupeol, peaaegu kõik. Kõik, kes on läinud laulupeol, kes on seal kaare all laulnud, ei saa öelda, et see ei ole võimas kogemus. See on. Ma tahaks öelda, et meie kogudusena saame näidata, et see ei ole mitte ainult iga mingi 5 aasta tagant. Isegi mitte iga kord, kui me PPL kokku tuleme. Vaid meie saame austada ja kiita Jumalat igal päeval oma elus. Sellega, kuidas me elame, aga kui me ka kokku tuleme, et me teeme häält selle Jumala kiituseks. Et see oleks arusaadav, kelle pärast me tegelikult ka oleme kokku tulnud. Paulus kirjutab Efeslastele, ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. See on mingi juhtnöör, mis on antud kogudusele. Minu igatsus on see, et see võiks saada päriseks sinu elus. Mitte ainult siin PPL, vaid ka siit väljaspool, kui sa oled koos, kui noored on kusagil koos, kui kogudus on kusagil koos, et me võiks päriselt ka kiita seda Jumalat kogu oma südamega. Me oleme osa tegelikult kogu sellest maailmast meie ümber. Ja Piibel kinnitab meile seda, et kogu see maailm kiidab ka Jumalat. Need taevad jutustavad Jumala kätetööst. Et kogu loodu austab teda. Ja kohe me kuuleme sellest lähemalt ja saame võtta väikse hetke, kus mõtleme sellele, kui palju on seda, mida Jumal on loonud ja mis kiidab teda. Aga enne seda ma tahan sulle veel meelde tuletada, et sina oled Jumala parim lugu. Ole siis tõeline, ole kirglik Jumala suhtes. See ongi parim ülistus, mida sa kunagi saad anda, kui sa oled tõeline ja kirglik Jumala suhtes. Ükskõik on sul häält või kas sul meeldib mingi muusika või mitte, ole alati tõeline ja kirglik Jumala suhtes. See on parim ülistus, mida sina saad tuua oma eluga. Ja tea seda, et Jumal unistab sinust. Meie oleme sellel aastal selle meeskonnaga unistanud. Mina olen unistanud sellest, et meil oleks Eesti noored, kes kiidavad Jumalat tõeliselt oma eludega. Mitte ainult siis, kui nad ülistust laulavad, et siis, kui nad ei laula ülistust. Et me elamegi oma parimat Jumalale välja. Aga et siis, kui me laulame, siis me laulame ka niimoodi, et see on arusaadav, et see kõigutab, et see raputab, et inimesed meie ümber ütlevad, et see Jumal peab päriselt olemas olema. Et see, kellest te kiidate, kellest ülistate, see on midagi erakordset. Ja minu väljakutse sulle on selle järgneva loo jooksul. See on selline laul, mida ei ole vaja kaasa laulda. See on selline laul, mida on hea kuulata ja vaadata neid sõnu. Ja mõelda sellele, kui palju Jumal on andnud ja millisesse imelisse maailma ta siin pannud. Ja kuidas sina võiksid oma eluga rohkem ülistada ja kiita seda Jumalat.
paigas sa kõnelesid ja valguse meieni tõid. Kui tahad vaid, võib miljon tähte taevas särada. Sinu hinge saavad kõik galaktika. Nüüd koos tähtedega sinna ülistan. Sinu südant loodus peegeldumas näin. Iga kirgas täht on armastuse märk. Nüüd koos looduga sul kiitust laulan ma. Tõotuste Jumal, su sõnal on ka ja seda saad takistada. Ja kõik, mis mu ümber, see võimas maailm kuuletub vaid sinule. Kui tahad vaid, siis miljard olendit sind leida võib ja peatub sinu sõna kuulama. Sinust nendega koos osa olla saan. Sinu südant iga tõotus peegeldab. Kogu taevaga su armust jutustab. Nüüd koos looduga sul ennast alistan. Nüüd koos tähtedega sinna ülistan. Suurte mägedega su ees kummardan. Laulan hiilgusest koos merelaintega. Kogu looduga sul ülistuseks saan elada. Lähen tuultega koos, kuhu saadad sa. Hüüan kaljudega vaikusest sulma. Kiitus sinu ees jääb ka sinnas. Miljon korda rohkem kiidab me sind. Võitlemist jätta saan. Kui kadunud olin, taas leidsid sa mind mu südame sügavuses. Kui tahad sa, siis miljon eksimust sa kustutad. Leian elu seal, kus selle jätsid sa. Haua sinuga koos üles tõusen ma. Sinu südant kõiges peegeldumas näen. Armu kunsti teos on iga loodud hing. Sinu meelevald
korda rohkem veel mind armastad. Olen laps su jaoks, mind hindamatuks peab. Tahan tänada, et ristil surid sa. Tean, et miljon korda veel end annaksid, et ma taas su armu suurust tunneksin. Oled see, kes eales mind ei unusta. Meie igatsus on see, et sa võiksid täna siin olles kogeda Jumalat. Mis iganes viisid Jumal sulle tahab ennast kogeda anda. Aga me usume sellesse, et Jumala vaim on siin, Jumala vaim tegutseb. Ja et see õhtune osa ka, milleks me mingis mõttes täna hommikul oleme ette valmistanud. Me õhtul natukene teeme sellist peaproovi selleks taevaseks ülistuseks. Natukene, me ei oska seda järele teha, aga me anname oma parima. Me tahame anda oma parima nii, et inimesed, kes tulevad siia, kes ei tunne Jumalat, näevad seda, et see Jumal peab olema midagi enamat. Sest see, kuidas inimesed ülistavad seda Jumalat, on mingis mõttes nagu arutu. Aga sellest tundub, et selles on midagi enamat sees. Ja selleks, et see kõik täna ei läheks lihtsalt kaduma, et sul oleks üks hetk. PP on alati olnud see koht, kus me saame palvetada. Ja meil on alati eestpalvetajaid olnud. Aga täna oled sina siin eestpalvetaja. Usume selles, et Jumal on sind kutsunud palvetama teineteise eest. Me võtame ühe väga väikse sellise hetke, kus 2-3 inimestega, kes on sinu ümber, kutsume sind palvetama. Kui on midagi, mis on täna sind kõnetanud sellel hommikul siin, too see palves Jumala ette. Kui midagi, mida sa koged, et Jumal on sulle öelnud, et seal peab su süda muutuma või mõni samm on vaja astuda või kuhugi on vaja edasi liikuda või sa lihtsalt tahad tänada seda Jumalat. Mõeldes kõigele sellele, mida sa oled ka selles eelmises laulus kuulnud, sa lihtsalt tahad olla tänulik selle eest, et Jumal on andnud sulle selle eluõhu, siis tee seda. Nii et järgnevad mõned minutid, 2-3, võtke aega, et palvetada.